Ülikooli Pärnu kolledžisse tööle 1998. aasta alguses. Ja tänaseks on vahva meenutada, et nende aastate sisse mahub väga palju erinevaid üritusi, erinevaid koosolekuid, erinevaid väljasõite. Minu jaoks olulisem märksõna vast on nende aastate jooksul koostöö ja kolledžis tekkinud traditsioonid. Esmalt see, et tööruum, kus Lembitu tänaval ma alustasin, oli väga väike ja piiratud võimalustega ning seal kohtusid õppejõud, töötajad ja seal asus ka kantselei ja ka majanduskooli ja kolledži arhiiv. Ja minu jaoks oli see tööle asumise aeg veel selle võrra põnevam, et likvideerimisel oli just Pärnu majanduskool ja juba asutatud oli Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Mul on väga suur au olnud töötada kolledžil kõigi endiste direktoritega, kelleks on olnud siis Riina Müürsepp, Tiit Kask ja Karri Raagma ning tänasel päeval direktor Henn Vallimäe. Kui rääkida nüüd traditsioonidest, siis meenub mul üks selline lõbus lugu, et kui me olime juba kolinud siia Ringi tänava uutesse ruumidesse, siis üliõpilased pidasid jõulude karnevali. Ja meie töökas kollektiiv võttis ennast kokku ja meil tuli selline idee, et teeme üllatuseks üliõpilastele ka ühe etteaste. Ja siis me kogunesime kolledži garaažis, riietusime kõik ühiselt jõuluvanadeks ja mõtlesime välja ka sellise lõbusa etteaste ning siis esitasime selle kolledži tudengitele. Ja siis ühel hetkel tekkis niisugune spontaanne mõte, et me oleme juba nii palju vaeva näinud, et miks mitte siis ka kuskil naabermajades seda etteastet näidata. Me läksime lihtsalt ette teatamata jahtklubisse, kus istus parasjagu üks seltskond, kes arvatavasti pidas oma jõulupidu ning ette teatamata me esitasime oma kavaga seal ja rõõmu oli muidugi palju ja me üllatasime teisi ja iseennast eelkõige. Ja võiks öelda küll, et sellest ajast saigi alguse selle jõulukarnevali traditsioon, mis tänaseks päevaks on see välja kujunenud nagu siis nimetusega jõululõuna, mida korraldavad siis meie kolledži üliõpilased. Suurim rõõm on ikka andmise rõõm ja meie kolledži personalil on tekkinud veel üks vahva traditsioon, milleks on siis igal aastal kolledži töötajate lastele korraldada jõulupidu. Ja kunagi sai see alguse sellest, et rahvas tuli kokku, me kutsusime väljaspoolt kolledžit esinejaid ja nii see pidu läks. Ja siis ühel hetkel tekkis see idee, et aga miks mitte ise midagi vahvat ära teha ja Meelis Sarv, kes on kolledžis projektijuht, on siis 9 aastat lavastanud lastele jõulunäidendit ja näitlejateks on siis meie oma nii akadeemiline kui tugispersonal ja see on selline oodatud üritus igal aastal nii lastevanematele kui kõigile töötajatele kui siis ka vanavanematele, et me oleme kõiki lahkelt palunud sellest osa saama. On ka üks lõbusam look seoses meie traditsioonilise tõrvikrongkäiguga, et kui kolledži direktor oli Karri Raagma, siis sai see ettevõtmine rohkem hoogu ja sõnum siis kolledži rahvale oli see, et kui on kas või üks tudeng või töötaja tõrvikuga, siis see rongkäik ära jääda ei tohi ja see traditsioon on siiani püsinud, et me oleme saanud nii väiksemas kui suuremas seltskonnas seda tõrvikrongkäiku korraldada. Ma armastan väga sageli öelda endale ja ka oma töökaaslastele, et positiivne emotsioon on see, mis teeb meid paremateks inimesteks ja ma arvan, et 20-aastane kolledž ongi selline rõõmsameelne, avatud uutele väljakutsetele, arukas. Nii et ma sooviksin kõikidele, nii endistele kui ka praegustele kolleegidele, koostööpartneritele, sõpradele palju õnne!